Tere õhtust, mõtleme täna koos taas ja mõtleme sellise asja peale, millest eriti palju räägitud ei ole ja millegipärast ei tahetagi rääkida. Ma muide uurisin ka Sotsiaalministeeriumist vargsi järele, et kas keegi kunagi on teinud mingisuguseid uuringuid või vähemalt mõõtmisi uuringutest, me ei räägi juba ammu. Aga kas või mõõtmisi, mis meid ümbritseb ja mida see õhk, mis meid ümbritseb, täis on? Eeskätt pean silmas sellist asja nagu saastelektrit. Tere tulemast stuudiosse. Kas selline asi nagu saastelekter, kas ma väljendusin õigesti või on see nüüd küll metsa läinud? Tere meie poolt ka. Noh, põhimõtteliselt jah, teadus teab sellist määratust juba üsna pikka aega. Küsimus ei ole selles, et kas mingi asi eksisteerib siis, kui sellest ei räägita või ei eksisteeri. Ma ise pidin hakkama selle teemaga süvitsi tegelema aasta eest ja see oli siis 7. oktoobril, kui meile paigaldati kaugulatav elektriarvesti. Noh, iseenesest natuke oli... Tore ju, moodne, kaasaegne, IT-ühiskond, eemalt loeb, ei ole vaja teatada ja nii edasi. Mugav ju. Jah. Aga meile öeldi ka, et ta ei hakka kohe tööle, et esialgu peate teatama, et paari kuu pärast me paneme oma logistika paika ja siis paneme tööle, et siis ei pea teatama. Okei. Esimene öö juhtus selline lugu siis, et ma ei maganud. Ja see hästi huvitav on, et sa ei ole nagu väsinud üldse. Aga ja sa jääd magama natukene ja siis jällegi ärkad üles, aga hommikul ärkad üles ja mõtled, et kas ma magasin, ma ei saa aru sõnaga. Mõtlesin, et see on mingi, abikaasa oli rääkinud, mõtlesin, see on mingisugune magnetorm, mingi, kes teab, eks ju. Teine öö, täpselt sama. Ja ma hakkasin märkama, et ka päeval, kui ma viibin siseruumis toas, et pea hakkab valutama ja mõtlesin, et pagana, et see on ikka tõesti mingi kõva torm, eks. Pea valutab, silmad kipitavad, kõht hakkab valutama ja keha torgib nagu oleks solaariumis või tugeva päikese käes. Ma ei osanud seda nagu kuidagi seostada mingite asjadega. Ja ma teadsin, et kaugulatav elektriarvesti ei tööta. Kolmapäev täpselt sama asi. Ma mõtlesin, et ei tea midagi ikka jama sõnaga, et peab hakkama uurima. Ja siis muidugi selleks ajaks oli selge, et abikaasa ka öösel ei maga. Ja me kahtlustasime esimest asja, et see on mingisugune mikrolaine võib-olla, et sest mina saastelektrist mitte midagi. Et mikrolaine kuidagi tuleb sisse, varjestasime selle kapi ära, ikka meil on ta majast väljas. Ja ikkagi ei saanud vastust. Ja mina ei teadnudki sõnaga, mis edasi saab, sest tegelikult 2 nädalat oli suht piina olla ja 2 nädala jooksul lihtsalt me surfasime metsikus koguses ja abikaasa avastas täiesti juhuslikult, et on olemas mingid voolusilurid ja need võtavad siis, ütleme, selle saast elektri nagu, muudavad siis tarbitavaks, ehk ütleme, puhas vool. Seeditavaks pigem. Pigem jah, seeditavaks, ehk ta, ütleme, tegelikult nüüd täiesti endist olukorda ei taasta. Aga ma saan ruumis olla. Ma sain tegelikult olla ruumis niimoodi, et tund aega, siis ma pidin väljas jalutama 2 tundi ja ma ütlesin, et talv tuleb, et mis siis saab, eks ma olen telki magama. Ja kui magada ka ei saa. Et tegelikult see ei ole, praegu ta naljaks, aga ise olles seal, eks ju. Ja kui hiljem sõnaga ma lugesin materjali, mida ta teeb, eks. Vaata, see on see, et ma nüüd tunnen, eks. Ma täna tean, et ma olen elektroülitundlik, eks. See ei ole nagu mingi söke, neid inimesi väga palju. 5-10% ja tegelikult magnetundlik on nüüd Tarmo Koppeli uuringus selgus 20%. Ja tegelikult võib rahulikult öelda 30% elanikkonnast Eestis on elektroülitundlikud. Aga me oleme kõik elektrotundlikud. Lihtsalt küsimus on selles, et kui nüüd mina tunnen, eks, rohkem, ma tunnen, eks, kus on wifi ala, eks, metalli maitse suus, südames torgib, kõht hakkab valutama. Ja ma isegi täna ei seosta seda veel sellega, eks. Kui ma lähen välja, siis kaob ära, eks. Tänaks mul on igas kaitset muidugi ostetud poest hõbekangad ja asjad. Aga nüüd, kui mul, ütleme, me oleme korraga ühes ruumis, et siin on wifi, eks ju, ja ma tunnen juba, et need samad sündroomid juba hakkavad pihta, eks ju, ja sina ei tunne. Ja nüüd, kui me läheme arsti juurde, korraga arsti juurde ja tema võtab meil vereproovid ja koeproovid, siis muutused on mõlemal. Ehk ütleme, see ei loeks, see tunneb ei tunne, see on lihtsalt, mul on nagu väike kaitse, nagu rohkem looduse poolt antud, et ma lähen minema. Et kokkuvõttes enamus ikkagi saavutab selle
üldtunnikkuse. No aga mis see siis on? No tunneb, no aga kes ütleb, et see on kahjulik? No see on suurepärane progress ja inimene võibolla ka muutub. Me uurisime edasi, eks ju, ja avasime üks väga raamat ongi Saaste elekter, tõlksime ära selle Milchemi kokkuvõtte, see on kodulehe peal olemas, kiirusinfo.ee. Ja seal on, ega muud ei olegi, vähk tekib, lümfoom tekib, glioplastoom tekib, leukeemia lastel, ütleme täiskasvanud, kellel on juba välja kujunenud immuunsüsteemide kaitsed, neil on kahjustused väiksem kui lastel või lootel, ehk ütleme rased naised ja koduloomad on samamoodi ohustused. Ta mõjub kõigile ja ma olen nagu aru saanud sellest, et mida kõrgem saastvool, siis seda rängemad ja seda suurem protsent seda haigusi, mis avaldub. Aga see, et ta vähki tekitab, see oli ammu selge. Aga miks pärast suhtutakse ka teisse näiteks, kes neilest nii palju räägivad, nagu mingid vandejoonid teoreetikud, kõik ma kujutan ette, et Sotsiaalministeeriumi ametnikest alates ainult itsitavad selle peale, nüüd 2 veidrikku, 30% mingisuguseid veidrikki siin ühiskonnas. 30% ometigi on ju väga suur hulk, eks ju. Aga lihtsalt inimesed ei taha seda teemat nagu tõsiselt võtta, sellepärast, et siin on ikkagi nende mugavusmängus ja me oleme selle ühiskonna poolt niivõrd mugavaks muudetud, et kui me peame hakkama järeleandmisi tegema, siis pigem saab higistad selle väikse füüsilise ebamugavustunde koha pealt võib-olla sillama kinni, eks ju. Et samas sul on wifi ja sa juba näitu tead. Sul on niisugune kõhteemakas, et ta paneb siia peale veel selle laptopi ja siis veel mingisugused wifi, mis te tahate öelda, et see kõik mõjub või? Ja mugavus on ka see, et kui sul vool ära võetakse, sest see on ikkagi, firma tuleb ja võtab sul voolu välja, sest meil öeldi ka, et kui sa ei soovi, et siis võtame ära ja praegu on kohtuprotsess, kus üks Viljandi härra oli 239 päeva ilma ja lihtsalt tema nõue oli see või soov oli, et aastal 2017, kui peab olema 100% üleminek, ehkki Euroopa alusdokument nõuab ainult 80%, aga iga riik sätestab ise, et siis vahetavad ära ja kuna te ligi ei lase... See on AGG need arvutid või need kaugloetavad? Ei, need on kaks... Mul tuleb lihtsalt sellepärast meelde, et need on AGG vist oli minu meelest tellitud tohutus hulgas ja pärast seda otse kohe AGG osutus aasta edukamaks ettevõtteks, kuna käive oli nii suur ja loomulikult kui telliti need ja loomulikult on need vaja paigaldada ju kuskile. Aga mitte kuskil, kas siis maailmas mitte kuskil mingisuguseid uuringuid selle kohta ei ole, et nad mõjutavad tervist? On ikka. Kõige toredam ongi see, et tegelikult maailmas on uuringuid tehtud, on ära kaardistatud, kuidas kaugloetav arvesti mõjub, kuidas saasteelekter mõjub, kuidas elektromagnetkirgus mõjub, eks ju. Aga kui nüüd pöörata, ütleme siis juhtida Eesti ametnike tähelepanu sellele, et teate, meil on sellised uuringud olemas maailmas, eks ju. On isegi Landis Curry kohta tehtud see sama mudel või sama tootja, eks ju, kes meil on siis arvestit teinud. Siis paraku Eesti ametnikud vaatavad WHO ehk Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poole, kes on seisukoha võtnud, et mingisugust ohtu ei ole. Aga me siiski peame siin väikse alamärkusena märkima, et see komisjon, kes WHO seisukoha aluseks siis on, nende aluseks on, siis see komisjon on paraku väga tiheda tööstusega seotud ja arvata on, et väiksed vihjed võib siit nagu välja lugeda, et kelle huvides need otsused ikkagi on tehtud. No loomulikult näiteks, kas nüüd ma eksin väga, mul on meelde jäänud, et näiteks Iisraelis koolides see wifi on üldse vägagi doseeritud kogutuses välja antav. Ja Iisraelis on see piiratud, ma just lugesin ka, et vist 4 päeva nädalas 2 tundi tohib wifit lubada. Ja kui on, ütleme, et ainult siis õppetöö eesmärkidel, eks ju, mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud. Ja tegelikult Iisrael on üks näide, aga isegi ütleme Prantsusmaa Euroopast, eks ju, Belgias on piirangud, Prantsusmaal on lasteaedades keelatud wifi ja koolides 11-aastaste laste... Aga need keelud ei ole päris ju niisama lambist, vabandust, kuskilt võetud, vaid need on ikka, need on füüsiliselt, mitte kellelegi midagi ei tundu, vaid on... Kümneid tuhandeid uuringud on teaduslikud uuringud, mis on tõestavad, et mida wifi teeb, aga et neid asju on nii palju. Et küsimus on selles, et mida ta meie valgulise struktuuriga teeb.
ehk ütleme, siin on, ta ikkagi lõikab konkreetselt sul valgutükkideks ja sinu organismi asi on see nagu korda teha, eks ju. Aga kui sa öösel ei maga, kui sul näiteks kaugloetav tekitab reaktsioone ja peksab su aju lihtsalt erkvele valesse rütmi, mis ta ei peaks öösel olema, siis see unetus on juba üks väga suur mõjur sinu tervisele. Ehk ütleme, sa kujutad ette mingit pilooti, sa oled lennuki peale, aga ta ei ole 3 ööd maganud, eks ju, või ütleme ajukirurg, eks ju, kes tegeleb, ütleme siis mobiiltelefonide tagajärgede likvideerimisega või ütleme, kas või saatejuht, eks ju, sõidad siit Narva, eks ju, ja mis juhtub, eks ju, kui sa magama jääd. Et võtad une ära, verepilt, kõik asjad muutuvad. Kas päris sinnamaani välja mõõdetavate suurusteni, kas tõesti siis valgustruktuuri on võimalik tänu sellele saaste elektrile nendele magnetväljadele muuta või? Ta ikka lõhub ära tegelikult. Wi-Fi kiirgus ehk ütleme siis elektromagnetkiirgus just selles kõrgsageduslikud väljad on tõesti kõige hullemad kahjustused, ongi DNA kahjustused. Ja veel hullem on see, et ta kahjustab DNA-d nii hullusti, et seda ei ole võimalik parandada. Ehk et 2 ahelalised katkemised. Ja tagajärg on see, et see kandub pärilikult edasi järgnevatele põlvedele ja sealt edasi, nii et lõpuks see... Mis me nüüd peame, ma saan nüüd praegu õigesti jälle aru, et tähendab, see tundub üsna niisuguse, üsna võikana, sellepärast, et tehniline progress eeldab, et varsti peaks sul see kiip endal peas olema, antenn sealt ka veel välja ulatama, et oleks võimalik mõttejõul kõike seda juhtida. Aga mis siis nendest väikestest, kes on suhteliselt kaitsetud, üsna suure tõenäosusega neil jääb mingi asi, mingi mõtlemisvõime siis nagu olemata? Wi-Fi tekitab lastel, poisslastel munandivähki, tütarlastel rikub ära munasarjad. Aga kui sa naist nii palju tunned, et sa tead, et neil antakse üks kassett 1 eluks, et kui selle ära rikud, siis sealt see on viljatus. Et praegu on juba palju probleeme noortel poistel potentsiga ja nii edasi, tüdrukutel viljatusega. Ja me käisime alles hiljuti oktoobrikuus Karolinska instituudis Rootsis vaatamas, uurimas maad, sest meil on ikkagi, ütleme, see teaduspotentsiaal natuke väike, meil on väga tubli noor teadlane Tarmo Koppel, kes teeb siin üksinda ja veel paar vanemat abilist, aga ütleme ikkagi tahtsime näha maailma nime, kohtusime professor härra Olle Johansoniga ja ma esitasin talle ka küsimusi, aga mis siis edasi saab, eks ju, et meil ei ole ainult, ütleme, see kaugloetav tehnoloogia, eks ju, mis meil on kaugloetav tehnoloogia selleks, siis on ju mingisugused targad külmkapid, targad kodud, mis on üleni selles väljas. Plus, ütleme, aastal 2000 toimus meil siis üleminek nutitelefoni epideemiale. Peiteaeg 10-15 aastat ja siis hakkavad need rängad... Mille peiteaeg see 15 aastat on? Rängad haigused, kuni vähini välja. Kõik haigused. Seal ei ole, ma ei tea, seal on sadu haigusid. Et kuidas kellegil, mis haigus välja lööb, eks see on individuaalne, eks, aga nõrk koht, kus koha peal see nõrgem jah, aga ütleme ka suured rahvusvahelised organisatsioonid on ikkagi tunnistanud mikrolaine kantserogeenseks ja klass 2B. Siin on midagi öelda. Mis see klass 2B tähendab? See tähendab, et tegemist on võimaliku kantserogeeniga. Aga see oli aastal 2011, kus samuti Maailma Tervishoiuorganisatsioon oli veel sellistel seisukohtadel, eks ju, et tegemist on võimaliku kantserogeeniga ja sealt lähtuvalt ka isegi Euroopa Parlament, igasugused komisjonid võtsid selge hoiaku, edastasid liikmesriikidele, et kindlasti tuleb piirata kokkupuudet elektromagnetkiirgustega, eks ju, vähendada ekspositsiooni, eriti kaitsta lapsi, rasedaid. Et sellised dokumendid on täiesti olemas, sellised seisukohad. Kuidas toimida? Aga kui see info läheb, kas te kujutate ette, mis nende müüginumbritega jutavad, et kõik võimalikud mobiilivalmistajad võtavad nuiad ja ütlevad, et ja eeskätt tembeldatakse teid vandenõuteoreetikuteks, veidrikeks ja nii edasi ja nii edasi. Mulle ei meeldi vandenõuteooriad, aga ma olen väga palju praktikaid. Aga Olle Johansoni käest sai ka küsitud siis midagi intervjuudel, saame selle pühte filmi sisse. Ja küsisin otse, et aga mis sina siis arvad, eks, sa oled 3-40 aastat seda asja uurinud, et mis edasi saab, eks, ütles, et mis siis saab, eks, ütleme, et 4 põlvkonda veel, kui kiirgused jäävad samaks, aga kiirgused ei jää samaks, nad kasvavad.
Ehk ütleme, sa oled kuulnud digipööre koolis, eks ju. Ja. Kasvavad 4 põlvkonda, 5 põlvkond, võib-olla 5 põlvkond, mis on 100% viljatus. Et noh, ei ole võimalik. Teine asi on ka see, et kui sa oma, ütleme, selle olgu see struktuuri ikkagi ära lõhud, eks ju, ütleme, kui su genofondist jääb alles 80%, siis su lastel ei saa olla see kõrgem. Tema alustab 80%, eks ju, ehk ütleme, tal on juba ebavõrdne situatsioon. Aga kaugloetava poolt nii palju sõnaga, ma natukene uurisin nüüd nagu edasise teemat ja sõnaga, mis siis saab, eks ju, vahetada ei saa, kuna see on riiklik otsus ja operaator, firma, Elektrilevi tegelikult, tal on ka käed lühikesed. Ma võin, tal ei ole mitte ühtegi arsti, ei epidemioloogi, ei radioloogi, eks ju, kes ta saadab mingi venna sinna, et mõõdab sul voolud ära, eks ju, 220 või palju seal on, eks ju, ja ise maksad kinni selle, kui tahad, eks ju. Et me nagu ei jäänud nagu ootama, siis me avastasime, et on võimalik seda elektrit ikkagi mõõta ise ja muretsime filtrid, mis tähendas seda, et kui ütleme, et meie jaoks läks nagu siis elektriteema tunduvalt kallimaks, ehk ütleme, ligi 1000 eurot tuli lihtsalt käia selleks välja, et olla oma päevasel ajal kodus. Aga öösel on meil elekter välja, sest ma ei tea, ma olen nüüd vaikselt hakanud saama aru, et mis füüsika seal veel taga on, eks ju. Aga ütleme nii, et kui vool väljas ei ole, siis ikkagi magada ei saa isegi filtriga. Aga me mõõtsime ja mis ma avasin, ma olen nagu päris palju siin mõõtsime. Kas see on siis mõõdetav suurus, mingisugune seier või mingi rista, kus usa näitab? Niisugune näit on. Mitte keegi tundub, et mul hakkas nüüd siit natuke sügelema ja mul tuli nagu hakkas pea hommikul valutamist, sest nädal aega joonud. Ütleme, füüsik teadlane ütleb selle kohta, et saast vool, ütleme, tegelikult on 2 voolu, eks. Ehk mina tahaks osta turult puhast voolu. Ehk puhas, sinusoidne elektrivool, see on olemas. Ja me teame, see on 220. Vool ongi sinusoid. Just oscillograafi peal. Nüüd, kui sa vaatad seda saastvoolu, siis on sul selline sigri-migri, eks. Ta on hästi kõrge ja mis see tekitab, siis ütleme, säästurežiimil aparaadid, mis meil on kõik aparaadid tegelikult on alajas voolu peal, näiteks, ütleme, sees on alajas vool ja 12 või 19 volt, eks. Ehk ütleme, seinast tuleb 220 ja see muundab ära nüüd see sama adapter. Ja need on tihti ka Hiinas valmistatud, eks ju. See tekitab siis, ütleme... Kas see adapter ka lihtsalt, kui ta on seal seinas, juba see tekitab? Aga sul on telekal adapter sees, eks ju, sa ei näegi seda, eks ju. Säästupirnid, induktsiooni pliidid, päevavalguslambid, moblalaadijad, arvutilaadijad, külmkapid, kõik asjad tekivad praktiliselt, ütleme. Aga need ei ole, ütleme, ma ei ole varem sõnaga saanud, eks ju, nii et ma saan magada, eks ju. Mul oli digitaalne ja ketasmõõtur ja ma sain magada, eks ju. Et ma mõtlesin ka seda, et talumehe loogikaga, et okei, et see ketasmõõtur, see mõõtis elektrit, eks ju. Digitaalne mõõtis päevast ja öist, aga ikkagi elektrit mõõtis, eks ju. Nüüd see kaugloetav mõõdab ka elektrit muud asjade puhul, eks ju. Et ta teeb, ütleme, sellise hüppelise voolu mulle, ma saan seda ära mõõta, eks ju. Seda, tõenäoliselt ükski elektrik ei aktsepteeri, sest ta ei hakka ütlema, et kuule, et okei, et ma panin sulle mingi jama, eks. Me uurisime ka... Ei see ei saa jama olla, kuna sellega on juba mingid kokkulepped, see on maha müüdud, see on kellegile lubatud. Tänu sellele, et keegi toetab kedagi ja nii edasi, ikka väga suurel skaala. Õiguslik kahvel, et töös küljest, eks selle vabaturule sisenemisega on mul õigus aktiivselt turul siis osaleda, ehk ütleme, valida mingid pakette. Kuigi pooldab ikka ühest august, eks. Aga ütleme, see nüüd ei välista ju tegelikult seda, et mul puudub kohe automaatselt kaitse tervisele. Ehk ütleme, me võime ju mõõta mind ära, see on ju täiesti mikroskoobi all ka täiesti relvastamata silmaga, inimese saad kavatad 2 minutit saad aru, aga see kuude on siuke, see on natuke muutunud, eks. Verevilts on näha, mõõdan veresuhku ära, kõik asjad muutuvad, eks. Kõigil muutuvad. Ja siis küsimus on selles, et miks ma pean seda solki ostma, eks. Et kui ma ennem ostsin, eks ju, ma olen mõõtnud, eks ju, ketasmõõtur annab kuskil 9. Aga mingit loogilist seletust selle kohta, miks see vajalik on, ma küll ei ole kohal. Täna ma aiman. Kuidas? Täna ma oskan juba enam-vähem, ma saan aru, kus see tekib, eks ju. Kus see tekib? See ongi see sama kõrgtehnoloogiline seade, mis tekitab selle peegelduse. Ja see peegeldus tekib väljast, eks ju. Ehk ütleme sellest, kus on see agregaat. Sellest ma saan ka aru, hea küll, on vaja kontrollida, millal ta kohvimasina tööle pani, millal ta pani... Kui ma panen need filtrid oma seina, eks ju, 15 tükki igasse pistikusse
ja veel ütleme kodumasinat läbi selle, eks ju. Siis ta silub selle voolu nii ära, sõnaga, et noh, Graham ja Stetzer, üks on siis füüsik, teine on arst, eks ju, panid pead kokku, sõnaga ja mõtlesid sellele probleemil lahenduse. Ehk selle voolu siluri filtri, eks ju. Nüüd sellega sa nagu silud voolu jälle tagasi sõnaga. Ehk ütleme, võib-olla Narvast tuleb, eks ju, korralik vool, eks ju, aga nüüd vahepeal ta käib seal kaugloetavast läbi, sest noh, ta ei saa olla väljaspool, ma arvan, et ta ei tohiks olla sõnaga solk, sest ennem oli ju, kui ma täna lähen mõõdan, veel on kuskil olemas ketas mõõter, see on 94 Graham Stetzer ühikut, eks ju. Siis digitaalne annab 300-320. Ja nüüd, kui sa lähed kaugloetavaga mõõtma, eks ju, seal on hüppeline vool tekib. 300, 600, 800, 1200, 1600, 200 rohkem, noh ei näegi. 5 hüpet on selleks vahepeal, eks ju. Aga nüüd see kogu aeg möllab su organismis, eks ju. Selle kohta tahab Liisa öelda. Nii. Mis ta teeb? Jah, et see saastelektri puhul on see tervise, kus see mõjud nagu tekib, on sellest, et ta tekitab transientpingeid seal sinusoidi peal, eks ju. Et need on siuksed hästi kitsa või hästi suure amplituudiga, hästi kitsa sammuga, selline sigri-migri. See ongi see siuke saastelektri saastvoolu pilt. Ja kui sellel on transientpingel on positiivne laeng peal, siis sinu keha elektronid nagu ikka vastaspoolused tõmbuvad, eks ju. Et siis ta, ütleme, et juhe on kuskil siin lähedal, kus sa oled selle mõjualas, sinu elektronid tõmbuvad sinnapoole. Siis tuleb negatiivne, see siin on seinas on ju, läheb siiapoole eemale, eks ju. Ja kujuta siis ette, kui see toimub sul minuti jooksul, ma ei tea, 1000 kordi, eks ju, mis su kehas toimub. Et see on hullumeelne möll tegelikult. Noh, inimene on, eks ju, võib öelda täiesti puhtalt elektriline olend. Mitte ükski reaktsioon, ükski aine ei liigu sul rakku ja rakust välja, kui seal pole laengut. Teadaks. Ja noh, kõik me teame sõnaga, mis on vabad radikaalid, eks ju, ja kuidas nüüd toimivad, eks ju. Mina tean, et ka kõige väiksemal patareil on oma plussid ja miinused. No just põhimõte on sama, eks ju. Täpselt. Ja palun. Et me kaebasemegi edasi sõnaga, mis siis edasi saab, eks ju, noh, esitasime kirju kümneid ja kümneid, meil on väga tänulikud Elektrilevilt ja kõikide kirjad oli peaaegu vastus, aga vastused läksid järjest ümargusemaks ja kokkuvõttes nagu sisulistele täpselt esitatud küsimustel nagu väga täpselt vastuseid ei saanud, eks ju, noh. Et me mõtlesin, et me uurime ise, eks ju, võtame siis selle manuali ette, et noh, mis seal siis tekib. No ma tahtsin tõesti teada, ma ei tea, miks ma magada ei saa, eks ju. Ja minu teada nagu, et noh, ei tööta, aga tegelikult vool juba läks läbi, eks ju. Et see ei tähenda, et ta ei saada modemis mingid signaale. Ja siis, et noh, manual, aga see pidi olema ingliskeelne üle 500 lehekülge, see on tõlkimata veel, eks ju, noh, et igat, ma sai aru, et neil ei ole kerge. Ja viimased, noh, siis hakati nagu saatma meid igast ministeeriumitesse ja asutustesse ja tarbijakaitsesse, et selles küsimuses pöördagi sinna. Noh, saatsime kohe kirjad sinna ja seal tuli samasugune, eks ju, kõik on okei. Aga kõik vastab tegelikult CE-le, eks ju. Ehk ütleme, see on nagu tööstuse kaitse, et sul on CE, sõltumata sellest, kas see tekitab sul vähki või ei tekita, eks ju. Et noh, tegelikult, kui sa vaatad mobiilil on... Ma saan aru, et teadus peaks vastupidi arenema selles suunas, et mida me varem ei teadnud, nüüd me teame ja vastavalt sellele käitume targemini. Väldime seda või vastupidi, võtame seda rohkem ja seda vähem ja seda jätkame samas mahus näiteks. See oleks nagu loogiline. See oleks loogiline, jah. Ideaal, jah. Aga kõige kummalisem ongi see, et meil nagu, ütleme siis ametkond on nagu seisukohal, et tõestage meil ära, eks ju. Ja et tõestaks 100%, et tegemist on ohtliku asjaga, eks ju. Mina arvan selle koha pealt, et kui mina paneks sulle mingi aparaadi, siis ma peaks sulle tõestama, et see on ohutu, eks ju. Et mina ei pannud Elektrilevile aparaati, eks ju, nemad panid mulle, eks ju. Et tegelikult see on nagu ebaloogika, et mina pean midagi tõestama hakkama, ehk ütleme oma raha eest, eks ju, veel investeerima. Ma kallan sulle tsüaankaaliumit sisse ja tõesta, et see no, on kahjulik. Minu meelest on see kõik väga suurepärane. Aga mingil hetkel me saime aru sõnaga, et Elektrilevi lihtsalt, noh, ta tõesti ei päde. Aga see on üsna loogiline, seal on elektriinsenerid, seal on vennad, kes olivad posti otsas, saavad sellega muide suurepäraselt hakkama, on kõrgema kategooria vennad. Ta ei peagi teadma, mis sul seal raku tasandil toimub. Kas oled näinud posti otsas mõnda ajukirurgi või epidemioloogi või radioloogi, eks? Ei ole näinud. Ikka elektrik, eks? Muidugi. Mingil hetkel ma sain aru sõnaga, et... Samas ega kõhus ka ei peaks onkima elektrik, vaid ma kujutan ette, et ikka doktor. Täpselt. Et ma sain ka aru sõnaga, et nende, ütleme, noh,
nende ütleme, see teadmiste piir ongi suht piiratud ja lõpus viimased kirjandab vastu lihtsalt, et see on riiklik poliitika. Tähendab, nüüd, kui riiklik poliitika on suunatud sellele, et seda vooru oleks üha rohkem, et need lapsed ja tulevane põlvkond, võib-olla juba enne 5. põlvkonda, oleksid meil mitte ainult krutskeid täis, vaid ka selliseid krutskeid, mis ei võimalda neil enam paljuneda. No jah. Siis, kui see on riiklik poliitika, see on veel hullem ja efektiivsem kui see praegune. Kas keegi on möödamas sellega, et nagu ei ole seda riski nagu hinnanda, aga ma ei tea, see on aga et praegu kui ma ikkagi vihkan selgelt sellele, et see mõjutab tervist, eks, ja kui sa võtad 640 000 kaugloetajat paigaldatakse üle Eesti, ehk ütleme, kui ma kodus saan veel midagi teha, aga kui ma lähen tööle, siis ma ei saa ju tõmmake juhe välja, et mul hakkab palav, eks. Et see on nagu 100%, eks ju. Alusdokument, tegelikult Euroopa alusdokument nõuab aastal 2020 vähemalt 80%. Nii, ja 20% võiks jääda siis ütleme nendele tundlikele inimestele ja üldse, kes soovib keelduda, eks ju. Kui 600 inimest eelmisel suvel, eks ju, soovis, et neile ei paigaldataks, siis on neile reaalne põhjus. Miks? Ma ei mäleta sõnaga, et ketasmõõturi või digimõõturiga oleks keegi keelnud. Meil on minut veel lõpuni. Öelge palun, mida te soovitate inimestele? Mida teha? Olukorras, kus meid... Inimestel ei ole midagi teha, neile pannakse, ütleme, nii ei, ikka on teha. Ma arvan, et lihtsalt tuleb anda märku endast, tuleb ennast analüüsida ja vaadata, kas teile avalduvad mingisugused... Ja tuleb ilmselt küsida ka lõppude lõpuks. 1-2 inimest küsivad, hea küll, need on võimalik... nagu keegi ütles väga toredasti, kuidas meil vastamine käib, et küsimusele, mis kell on, võttis ta taskust kraadiklaasi ja teatas teisipäev. Ja siis hakkadki... Minul on 2 ettepanekut. Esimene on riigiseadused ära muuta, tähendab pöörata tagasi ja 20% jätta nendele inimestele, kes on tundlikud. Sest doktor Dietrich Klinkhardt, lugesin, ja üks väga tugev Saksamaa teadlane, arst, ütleb kaugõde kohta, see tehnoloogia on hävituslik. Et see on täiesti hullumeele. Et inimesed, kes on omal kroonilise haigused ära ravinud, need tulevad kõik tagasi ja nad lõpevad väga halvasti. Esimesi tuleb jätta nendele inimestele, kes on juba tundlikud võimalus elada, sest ma loen siit põhiseadusest teine peatükk, paragrahv 18, kedagi tohib piinata julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada, kedagi tohib tema vaba tahte ja vastaselt alutada meditsiini ja teaduskatsetele. Täna ma tunnen ennast nagu laborrott. Ja paragrahv 28, igal ühel on õigus tervise kaitsele. Nii, okei. Aga kui on õigused deklaratiivsed, siis õigus ei ole. Jah. Nii ta on. Suur tänu teile, vähemalt saite ka vast endale natukene mõtteainet ja mõelge ka, kui te need kõik korraga, need suured nutiriistabud endale kodus sisse lülitate. Võib-olla nii mõnigi saab nüüd aru ka, miks und ei ole ja võib-olla lapsed närvilised või kuidagi imelikud on. Suur tänu teile stuudiosse tulemast. Kohtume õige pealt taas. Kõike head.